Tervitus, tervitus. Nii, kurikuulus number 2. Ma loodan, et olete käinud siis kõik need ühed läbi kuulamas ja tuletan veel kord meelde, enne kui ma üldse alustan sellest rääkimist, et see on üleüldine informatsioon. Ma tulen rääkima ka 13 ja 14 ja 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja 9. Ehk siis nüüd täna ma võtan siis läbi muidugi 2. Kõik, kes on sündinud siis teisel päeval, 11. päeval, 20. ja 29. päeval, ükskõik mis kuus. Nagu te ise aru olete saanud, nii palju kui te olete nüüd jälginud minu kanalit, et siis mõjutab ju tegelikult ka kuu, mõjutab aasta, mõjutavad kõik numbrid, mis teil seal sees on. Siis see, et kuidas ma selle edukuse koodi veel välja arvutan ja no mida iganes ühesõnaga, et see, kes minuga isiklikult koos on ühes ruumis olnud, siis ta teab, et ma lahutan, ei, ma tegelikult ei lahuta, jah, lahutan seal kõik risti-resti. Noh, okei. Ma olen väga tundeline täna hommikul. Nii, lähme siis alustame video. Nii, et täna siis on siis number 2, number 11, number 20 ja 29, ükskõik mis siis kuus. Ja mina nimetan siis ka vaata oma nendes videotes üleüldiselt räägin siis number 12. Ja number 2 üleüldiselt, nad on hästi tundlikud, hästi intuitiivsed, väga sügavad. Ja nad on sellised inimesed, kui kellelgi midagi, kuidas ma ütlen, edukuse koodiski ma ütlen, et nad on sellised, mitte küll selgeltnägijad, aga hästi empaatsed inimesed, nagu üliempaatsed inimesed. Nad on sellised nagu loomu poolest juba sellised pehmekesed, aga muidugi kõik nad on erinevad, need 2, 11, 20 ja 29. Oota, aga lähme siis 2 juurde, siis läheb asi lihtsamaks. Ja sina, kallis inimene, teid on 2 muidugi. Minu eest, ma ei teagi, kes on üks, kas on naine või mees, üks on kindlasti naine, et pane mulle need ajavööndid, et ma väga-väga tänan sind. Et teed seda siis, kui sa seda suudad teha, et see kergendab kõikide elusid ja aega. Number 2, südamega kuulajad. Et sa oled inimene, kes on selline, kui sa oled seltskonnas, siis on nagu sametiga kaetud maailmas, sisemises maailmas, selline hästi õrn ja hästi tundlik, hästi intuitiivne, väga hea kuulaja. Ja sa märkad detaile, mida teised ei märka. Et olgu selleks siis pisar silmanurgas või varjatud pinged ruumis. Ja sa elad väga tugevalt teiste neid tundeid läbi, isegi kui sa neid välja ei näita. Sa oled väga empaatiline ja pigem oled sa seltskonnas selline rahutooja kui konflikti algataja. Et sa oled hästi selline sügav inimene. Ja siis sul on ka selline hästi hea anne, ütleme, kui on kuskil, sa satud seltskonda, kus on mingid tülid ja inimesed ei mõista üksteist, siis sa oskad hästi sujuvalt, hästi mahedalt kõik selle ära lahendada. Selline, kuidagi sa oled hästi malbekene. Number 2 puhul on veel see lugu, mis ma olen tähele pannud, et sa nüüd õigesti aru saaksid, kui sa oled nüüd naine, et kui ma nüüd ütlen, et sa oled ümar, siis mehed ka, number 2, siis sul võib keha olla selline, noh, ma ütlen, et nagu vormis, eks ju, tavaliselt nad trennivad ka hästi palju, need 2, aga sa oled nagu selline ümar selles suhtes, et nagu, no vaata, mina olen nagu suht kandiline, on ju. Selline lõug on ka suht tugev, aga sina oled selline armas, ümar, pehme inimene, selline, ma loodan, et sa said nüüd aru, mida ma nagu mõtlen. Et ma tean paljust 2, kes on kõhnemad kui mina füüsiliselt, aga nad on kuidagi hästi pehmed, selline, teid on nagu mõnus kallistada ja nagu mõnus soe inimene. Mul on see noor koer, ma näitan teile ka, jube energiapomm. Te ei tea hommikul, mida ära kõik teha. Nii, läheme edasi. Siis inimene, kes on sündinud teisel päeval, kannab endas rahu ja empaatiat. Ja sa oled hästi selline rahu toov inimene. Ja sa ei talu absoluutselt konflikte ja pingeid. Ja kusjuures millegipärast mul on tunne, et sa satudki sinna tihti peale, sellepärast et tead, mis minu meelest on see, et universum sätib need asjad tasakaalu, et seal, kus on konflikt või ebamugavus või siis sa satud ka inimestega kokku, ütleme oma isiklikus elus,
kes on sellised närvilised ja siis sa oled justkui nagu see lüli siis seal vahepeal, kes tasakaalustab selle asja ära. Vot, sinu positiivsed küljed on siis see, et sa oled tundlik, diplomaatiline, oskad väga teisi kuulata, väga hea intuitiivsus on sul selline õudne müra on õues, ma ei tea, kas te ka kuulete. Kuna ma ikkagi elan väga lennujaama lähedal, siis see kostub siia läbi. Et jälle ma räägin midagi muud vahepeal ja ma ise saan ka aru sellest, et ma räägin midagi muud. Ja, aga siis sa oled, ma olen rääkinud ka number 2 üleüldiselt, aga see nagu sobib sulle number 2 kõige rohkem, et sul on nagu tundled püsti. Selline, mitte see, et sa ei ole nagu tulnukas, aga pigem sinna poole, sul nagu kogu aeg kogu aeg püüab nagu signaali, et sa tajud nagu hästi mõnusalt kuidagi intuitiivselt, mul ei ole seda oskust, aga ma olen olnud teiega ühes ruumis. Nii, et intuitiivne oled jah, et hästi hea empaatiavõime, sa tunnetad teiste emotsioone sügavalt ja oskad toetada väga erilisel moel. Diplomaatiline, suudad näha kõik osapooli, leida kesktee ja lepitada konflikte ja tundlik intuitsiooni poolest, nii nagu ütlesin, et tihti aimavad nad ette sündmusi või näevad läbi inimeste maske. Tark ja hell. Sul on väga hea selline peentaju, sa oskad sõnu valida. Ma ütleksin niimoodi, et number 2 üleüldiselt on väga head, ehk siis kõik 2. See on 2, 11, 20 ja 29, et on väga head müügiinimesed. Nad on muidugi ka väga head manipuleerijad. Kohe lähme vaatame number 2 varju külgi. Siis sa oled töökaaslase seas hästi sinna armastatud. Sa ei otsi eriti tähelepanu, aga sa tegelikult vajad hästi sellist toetust. Vaatame, kas sa tuleb siit nendest varjuküldedest välja. Nii, et sa oled ülitundlik, kergesti solvuv. Ma läksin nüüd miinuste juurde. Ja väga sõltuv teiste inimeste arvamustest ja hirm üksinduse ees. Ehk siis ülitundlikkus, mis see siis tähendab? Sa oled hästi kergesti haavuv, võtad asju hästi isiklikult ja vajad aega tasakaalu taastada. No see tähendab niimoodi, et ma ei tea, kas sina number 2 tead või tunnetad ennast ära, kui sa nüüd kuulad, et kui me sinuga siin vestlesime pikalt, siis ma ütlesin, ma lihtsalt söön su ära oma energiaga. Mina olen siis 7, ütleme siis 16, 1 + 6 kokku panna on 7. Koer lihtsalt vaatab suu sisse ja tahab tähelepanu saada. Siis mina olen hästi sinna energiline inimene, selline puh, eriti kui ma räägin mingisuguseid koostöövõimalustest või mingisuguseid läbirääkimisi just sellest, et kuidas meie koostöö võiks sujuda. Ja kui mul satub number 2 ette, siis ma lihtsalt nii selline läbi senti mine ja number 2 on sinna. No ma ei tea. Ja ma mõtlesin ka siin sellist asja. Okei. Ja, aga mitte kõik, ehk siis siin on jällegi see, et kui sa oled sattunud, et sündid ka veel veebruarikuus, ütleme, ehk siis teine 2 on kõrval, siis oleks sinna rohkem pehmem ja pehmem, aga kui sa oled sündinud, ütleme, seal novembris, see annab ka sulle 2, aga see on tegelikult 1 ja 1, eks ju, siis see on hoopis teine energia. Ma lähen sinna 11 juurde. Nüüd ma hakkan rääkima sellist juttu, kui sa satud minuga kogemata face to face rääkima, siis ma hüppan niimoodi, jah, aga siis on vaata see number, mis sul on ja siis sul on see number, mis sul on ja siis see mõjutab teistmoodi ja siis on niimoodi ja siis tegelikult ongi nagu 2, aga tegelikult ei ole justkui 2 ja siis on niimoodi, siis inimene vaatab ja ta ei suuda minuga nagu enam nagu raja peal olla, et päriselt või? Noh, võt niimoodi. Nii. Ma väga vabandan number 2, et ma nüüd nii palju muud asja ka siia vahele räägin, ju siis ma pidin seda rääkima. Ehk siis, kui sina oled number 2 päeval sündinud, aga sa oled näiteks juulis sündinud, ehk siis sul on 7, siis sa ei ole absoluutselt selline memmepoeg 2. Siis sa oled selline, kes suudab ka tulistada. Vot, ega siis tulistamine, nii nagu ma ütlen, et ma see läbi sentimine ei ole ka alati hea. Nii, siis sinu enesehinnang võib kõikuda, sina number 2, ma olen sinu miinuste juures veel. Ja sa otsid kinnitust väljast poolt. See on nagu see asi, mida mina näiteks hindan inimeste juures, et kui nad midagi teevad, siis nad ei pea kogu aeg küsima, et kas ma tegin selle hästi. Et kui on täiskasvanud inimestega tegemist, siis mina väga hindan, kui inimene on iseseisev. Aga see number 2 on see omane.
ehk siis teie number 2, et te kindlasti hästi vaadake seda, kellega te kokkusobivus peaks olema seal kokkusobivuse videotes, sellepärast et mõni inimene võib teid hästi alavääristada või teid maha teha, sellepärast te olete sellised pehme loomuga inimesed. Aga see ei tähenda, et te olete pahad inimesed, absoluutselt mitte. Lihtsalt te vajate kogu aeg kinnitust, seepärast et teil on tunne, et ei ole et ei ole piisav. Isegi kui sa oled seal 50-aastane või 60-aastane, sa vajad ikkagi tähelepanu ja sellist. Siis sul on sõltuvussuhted, suhetes sõltuv, ma ei tea, kuidas see õige on öelda, siis sa klammerdud inimestesse ja suhte külge ja kartes hülgamist. Miks sa näiteks kipud olema ka pikaaegses vägivaldses suhtes ja see number 2 kipubki olema. Ja eriti kui sa number 2 satud kokku olema näiteks number 1-ga. Vaata seda videot, kus ma räägin kokkusobivusest, siis number 1 ja number 2 on täiesti eri maailma inimesed. Number 1 on see, et lihtsalt saad aru, ma võtsin rusika kohe appi, aga ma ei mõtle nüüd, number 1 ei ole siis füüsiliselt vägivaldsed absoluutselt nagu 100%, absoluutselt mitte. Kõik numbrid võivad olla füüsiliselt vägivaldsed, aga ei ole. Siis number 2 on nagu hoopis, ütleme siis neid võib ütelda nagu öö ja päev, aga need millegipärast nagu harmoneeruvad, hakkavad kokku ja siis on see, et number 2 on see, kes annab nagu alla ja teeb kõik selleks, et number 1 tähelepanu saavutada ja nii ongi. Kommenteeri siia, kas tundsid ennast ära. Et number 2 on siis tegelikult hästi pehme inimene. Siis ma olen ikka veel miinuste juures, ma räägin midagi juurde siia vahepeal, aga mul on väga tunne, et mul on vaja seda sulle rääkida. Siis sul on ka selline passiivsus. Ehk siis, mis see tähendab siin? See tähendab seda, et sa unustad ise ennast ära. Sa nagu täiega paned ennast teiste jaoks, nagu paned ennast mugavaks sisse. Ma ei tea, kas ma räägin üldse eesti keeles praegu, aga sa teed kõik selleks, et teistel oleks hea. Ja unustad ise ennast ära. Ja siis otsustamatus on ka sul üks miinustest, ehk siis sa kardad vigu teha, kardad konflikte tekitada ja sa oled selline, kes tahab nagu kõigile meeldida. Eriti siis, kui sa oled veel veebruaris sündinud. Kui sa oled jaanuaris sündinud, siis sa oled hoopis teine kala. Nii, suhetes oled sa hästi lojaalne ja väga siis harmoonia poole püüdlev. Ja pigem siis kannatad selles osas, et sa ei julge ütelda oma arvamust välja tihtipeale, siis kui sa ütled, siis ütled seda nii väikse häälega, et keegi ei kuule lihtsalt seda. Ja siis suhtes on siis see, sa oled inimene, kes sobib sellisele inimesele, teisele inimesele, kes vajab armastust ja hoolivust ja mõistmist. Ma ütleksin siin, et kes seda ei vaja, kõik me vajame seda. Aga siis sa annad palju ja sa vajad ka kindlustunnet ja õrna kohtlemist. Ja sa muidugi selles, nii nagu ma ütlesin juba siin miinuse juures, et sa võid sattuda hästi kergelt ohvri rolli. Ja sa ehk ei julge ütelda oma arvamust välja. Võib-olla sa räägid seal ema või isaga. Ükskõik, kas sa oled mees või naine, et sündid number 2, et ega siin ma ei räägi mingist soost, et sa oled lihtsalt pehme. Sa võid isaga seal nõu pidada, aga sa ei julge oma elukaaslase välja ütelda. Et ja armastad muidugi kaaslase poolt pehmust ja žeste ja lähedust ja turvatunnet. Ma kujutan ette, et sinuga koos ongi selliste liblikat kõhusperioodil hästi kihvt ja siis pärast seda, kui sinu tugev partner lihtsalt ütleb, et ma ei viitsi nagu mängida suga seal, et see kiisu-miisu aeg on läbi. Vaata, siis ongi kõik nagu, et siis sa mõtled, mis ma nüüd edasi teen, et 100 aastat siis meie suhtes siin. Et jah, okei. Ja sõprussuhtes oled sa hästi lojaalne, hästi tähelepanelik ja ka vajad muidugi enda kõrval inimest, kes kogu aeg märkab sind, seepärast, et sa oled selline inimene, kes panustab hästi palju suhtesse ja sa samas loodad, et sa täpselt sama palju tagasi, nagu sa annad. Ma arvan, et sa ei saa iga kord niimoodi. Ja siis tööalaselt ütleksin niimoodi, sa oled hästi hea selline käsutäitja. Ja seda otseses mõttes ja heas mõttes, sellepärast, et meid on ju palju. Ma olen ise mõelnud meid kui sipelgapesa, siis maapall võikski olla üks sipelgapesa, igal ühel on mingi oma roll täita. Minul ka oma roll täita. Ja sina oled selline hästi hea
vaata, sa oled siin hästi hea läbirääkija ja käsutäitja selles suhtes, et sa hästi nagu põhjalikult teed selle asja ära ja tundega, seepärast et sa oled hästi lojaalne oma sellele ettevõttele. Kas sa sobiksid ise juhiks? Ma arvan, et pigem mitte. Et sina juhina oled hästi pehme, ma arvan. Sa oled selline, kes hakkab töötajatelt kogu aeg küsima, et kas ma tegin õigesti, mis sa arvad, ja siis see töötaja mõtleb, vaata, kus on juhataja, mul kogu aeg tahab heakskiitu, siis ta lihtsalt sööb su ära. Võt niimoodi. Okei, aga soovitused sulle, et õpi enda eest seisma, isegi kui sa oled rahulooja, ei tähenda see, et sa peaksid alati vaikima. Sinu sisemine tasakaal on kingitus maailmale, aga see peab algama sinust endast. Ehk siis õpi ütlema ei. Ja õpi eristama, millal aitamine muutub ohvriks olemiseks. Sa kipud seda väga lihtsalt tegema. Arenda iseseisvust. Sa oled tervik ka ilma teisteta. Ilma teiste heakskiiduta. Ma olen täiesti kindel. Siis praktiseeri vaikust ja meditatsiooni. See tugevdab sinu intuitsiooni veelgi. Ehk siis sul võib kogu aeg tead joosta peas ringi selline nagu mõttemaailm, et aga äkki ma ei öelnud niimoodi. Aga ei tea, mis ta nüüd arvab, et ma siin nädal aega tagasi ütlesin talle, ja ta ei helistagi mulle, et ei tea, miks ta niimoodi teeb. Äkki ma peaks ise sõnumi saatma talle. No vaata siis selline kogu aeg, et aga äkki. Et lihtsalt rahune maha. Äkki ta lihtsalt ei saa sulle saata sõnumit. Nii. Ja siis see, et tee regulaarselt enesehinnangu harjutusi. Mida ma ütleksin siis nüüd siia selle kohta? Ma olen ikka spikri siia pannud, et ma nagu ree peal püsiksin. Vaata, ma räägin kogu aeg ju nii palju muud asja ka, mis ma arvan, et on teile vajalik. See on see, et ära sõltu nagu teiste arvamustest kogu aeg, et lihtsalt tee ise, tee endale mingisugune väike plaan ja saavuta see ja siis lihtsalt patsuta endale õla peale, et täitsa lõpku tubli ma ikka olin. Lihtsalt ise tegin ära täitsa. Vaat. Siis õpi kiiresti oma piire kehtestama, et sa ei pea kõigile meeldima. Ja hoia päevikud või märkmikud tunnete väljendamiseks. Et kuna sa oled nii tundlik inimene ja vahepeal lihtsalt võib-olla puudub sinu kõrval inimene vahel. Ma ei tea ju, mis olukorrast olete vaatad, aga kui sul ei ole kellegagi rääkida, siis kirjuta lihtsalt märkmikusse. Ja ümbritsend inimestega, kes sind tõeliselt kuulavad ja märkavad. Vot. Siin on mul veel selline koht, et mida maailm vajab sinult, vaatame, mis ma siia kirjutanud olen. Et sina number 2 oled siis selline nagu hingepalsam ja sa oled siin, et aidata ühiskonnal pehmendada, et ühiskonna pehmendada, lepitada ja tervendada. Aga enne kui sa saad teistele anda, pead sa õppima ennast hoidma. Ja sinu tõeline tarkus on sinu südame tarkus. Et sina käitud ja toimetad läbi südame ja tegelikult sa oled väga hea terapeut, väga hea psühholoog ja sulle ma ütleksin niimoodi, et sa saad teisi aidata alles siis, kui sa oled ise ennast aidanud juba. Seepärast, et sinul võib juhtuda selline lugu, et sa võtad hästi lihtsalt teiste mured enda südamesse. Vaat. Ja, ole tundeline, tark ja erakordne, aga ära unusta iseennast. Nii, number 11. Ja number 11 on hoopis teine tassteed. Vaat nii. Ka samas ma ütlengi, vaata, kui ma räägin teile üleüldiselt kahtedest, siis vaat tema on natuke teravam pliiats. Mitte natukene, aga ongi. Mul on üks poegadest sündinud lihtsalt 11. päeval. No voi. Nii, ja siis tegelikult number 11 on ka meistriarv. Nii. Ma proovin niimoodi rääkida, et ma ei hakka ainult oma pojast teile rääkima. Nii. See annab siis teile erakordset vaimset potentsiaali ja sügavat tundlikkust ja tugevat sisemist kutset. Samas see tee ei ole kerge sinul 11-le, ehk siis sa oled justkui seda number 2 ka, number 2 energiat, aga sul on 11. Mäletate, kui ma rääkisin sellest 2 juures rääkisin, et kui 2 number 1-ga partnerlussuhtes siis on, et siis see number 1 sööb ta lihtsalt ära selle number 2. Aga siin 11 puhul on 2 ühte, mis teeb kokku 2. Ehk siis saad aru nagu, mis siin toimub ja et tal on nagu tohutult seda läbi seinte energiat 2 korda lausa. Ja kui liita kokku see 11, siis võtta, siis ma tahan nii hullult siia veel ühe loo juurde rääkida, aga ma kohe räägin teile.
vot, okei. Ehk siis teda nagu 11 ütletakse siis vaimset ärkajat. Tead, äkki ma räägin selle loo praegu ära, muidu mul läheb pärast meelest ära. Anna andeks 11, aga see kõlab, siis see kuulub sulle ka. Ehk siis vaadake, kui ma räägin nüüd nendest, räägime siis number 2-dest. On number 2, siis on 11, siis on 20, eks ju, siis on 29. Ehk siis, kui sina, kes sa usud eelmistesse eludesse, mina näiteks olen seda kogu aeg uskunud millegipärast, siis mina olen üldse arvanud, et mina olen kosmosest pärit. Ja siis, okei, see selleks, aga siis meile antakse võimalus alguses, me sünnime siia number 2-dena. Nüüd ma räägin, kui me oleksime number 2 kõik, eks ju. Sa sünnid alguses number 2-na. Ma olen rääkinud teile sünnikaardist, sünnikaardi analüüsist, kui ma seda teen. Kui ma teen suuliselt seda, kui sa selle paketi seal oled endale võtnud, siis ma räägin sinust natukene täpsemalt kõigest. Kirjalikkus on ka olemas need asjad, aga kirjalikkus on, no ütleme siis võib-olla 10% vähem, ma arvan, 15 äkki, sest ma räägin oma tundeid sinna ka panen juurde ja näiteid, kuna ma neid analüüse olen ikka päris palju juba teinud. Siis kui sa sünnid siia ellu, siis sa saad karma ülesanded juba eelmistest eludest, siis sa saad oma isa ja ema poolt ja siis saad veel suguvõsa poolt siis karma ülesanded, mida sa pead tegema. Ehk siis, kui sa sünnid nüüd, ütleme number 2-na, eks sünnipäev on 2, siis sa oledki nagu puhas leht, sul on nüüd täiesti nagu värsked karma ülesanded, mida sa pead tegema. Kui sa sünnid 11-na, siis järelikult sa oled kunagi siin maapalli peal olnud juba number 2. Aga sa ei saanud hakkama nendega. Ja siis sulle antakse teine võimalus, ehk siis sa oled justkui number 2, aga tegelikult see on 1-1. Saate aru, mis erinevus siin on, jah? Ma olen ise nii selle süsteemi sees, et mina saan väga hästi aru, ehk siis 2-1 on juba, saad aru, läbi seinte lihtsalt, kaks kahurit on sul käes, aga sa oled ikkagi justkui pehme. Ja kui sa nüüd ka oma karma ülesanded läbi ei tööta, seda muidugi ma ei tea, kas sa saad samasse perre. Üldjuhul öeldakse, et 7 põlve tagasi, kui arvestad seda, siis kui vaadata kõikide neid sünnikaarte, meil anti tegelikult koolis see ülesanne ka, aga kahjuks mul ei olnud andmeid oma suguvõsa suhtes nii kaugele. Et me tegelikult tuleme tagasi oma perre. Ma loodan, et väga sassi nüüd ei läinud. Ja siis sa tuledki vaata 11-ga, siis kui nüüd siin kaasa neid karma ülesanded läbi ei tööta, siis sa sünnid uuesti ja sa tuled 20-na. Siis ka, kui sa läbi ei tööta neid, siis sa tuled 29-na, seepärast, et selles suhtes kogu aeg nagu see kombinatsioon muutub. Ma pärast räägin teile, mis on 20 ja pärast räägin, mis on 29. Vaat. Aga muidugi, mis peale seda saab, seda ma ei tea, võib-olla on game over, vaata, et no ühesõnaga puhas vuuk, et sinuga ei saa mitte mingit sotti, et paneme sulle mingi uue ülesanne, et noh, oled, kes oled, kuule, paneme sulle järgmine kord üldse mingi 7 näiteks. Eks mina olen 6 täis, ma olen enne kunagi olnud 7. Ma praegu räigelt nagu aru saada, mis see minu ülesanne siin on. Ma olen siin ka hoitanud küll, ütleme niimoodi, oi sorry, nüüd ma ütlesin, ma räägingi tegelikult, kasutan mingi väga rõvedaid venekeelseid sõnu vahepeale. Nüüd oli natukene happy. Ja et olen vahest imestanud küll nagu oma ülesanded, mis siin peab ikka vatti ja verd nägema oma elus. Nii, suur austus 11 puhul, hakkame uuesti otsast pihta. Sina, kes sa nüüd ajavööndeid paned, ma ei tea, pane selle siia vahepala näiteks. Mingi näide eelmistest eludest või ma ei tea, mis see pealkirjaks paned. Ma tulen tagasi number 11 juurde, hakkame otsast peale. Ja austus teie vastu siis, kes teie ei jaksa kuulata minu neid plämaseid vahepeal, siis lihtsalt tehke tass teed endale või lihtsalt jookske kiiremini seal metsas ja ärge kuulake mind vahepeal. Nii, 11, sina oled siis tugevam tüüp kui see number 2, absoluutselt tugevam, kuigi sina oled sees ka see pisikene laps tegelikult, kes tahab kogu aeg tähelepanu saada. Kui sina oled siis elukaaslane, kas sa oled siis naine või mees oma partnerile, siis sina oled sinna. Sinu käest justkui peab küsima kogu aeg, et oi, kuidas sa hakkama said, kuidas sul tööpäev läks, et oi, kui ilus sa oled. Ja saad aru selline nagu kogu aeg poputama, eks number 2 üleüldiselt kõik tahavad kogu aeg tähelepanu saada. Nii, ja sa oled inimene siis, kes on keha, sa oled, vaata, 11 on nagu meistri number ka ja see tähendab seda, et sa oled kehastunud inimene, kes on tulnud tegema sügavat vaimset teekonda. Sul on selgelt nägemise potentsiaal, kõrge intuitsioon, aga sageli ka närvilisus ja sisemine ebakindlus. Ehk siis see annab sulle hästi palju nagu suuri võimalusi veel juurde. Siis number 11 on inimene, kelle sees toimub palju rohkem, kui välja paistab. Sa võid tunduda sinna vaikne
ja võib-olla ehk vahel nagu hajameelne, kuid sinu sees on nagu tohutu selline maailm, sõnade maailm ja hästi selline vaimne teadmine. Teate, vahest kui ma vaatan oma vanemat poega, kes on sündinud 11. päeval, tal on hästi sügavad pruunid silmad ka veel. Siis ta lihtsalt istub ja hästi naeratab niimoodi rahulikult. Ja siis kui ta teeb suu lahti, ta võib lihtsalt mulle, ma ei tea, vana jalgratta ka maha müüa ja ütleb, et see on selle aasta mingi viimane mudel. Ja ma usun ka veel seda. Et niimoodi nagu müüb lihtsalt asja maha. Nagu sõna otses mõttes. Või siis ta hakkab ütlema niimoodi mulle, ta räägib hästi kiirelt. Me sa oled nii nunnu. No sa oled nii armas. Nüüd ma mõtlen, palun ütle välja, mis sa tahad. Nüüd ma juba julgen talle ütelda. Vanasti ta, oi, kuidas ta seebitas mind kogu aeg. Nii hästi see kõik asjad, mida ta tahtis. Ja nüüd teiga ka siis vahest ütleb, tšau, Ems, kuidas sul läheb? Siis ma mõtlen, okei, mis sa vajad? Siis ta ütleb, aga miks sa kohe mulle niimoodi ütled? Ma ütlen, et aga ma ju tean, et sa kohe varsti tahad midagi saada. Ja teine poeg on hoopis teisest killast. Okei, ikkagi rääkisin oma pojast, aga kuna ta on 11. päeval sündinud. Ja tema on veel muidugi kuu on ka 11, mis nagu eriti nüüd numeroloogina ma näen, teda on nagu väga hästi läbi. Mul on nüüd isiklikult nagu mitu tundlat püsti, kui ma temaga räägin. Ehk siis, mis ei tähenda üldse paha. Ta on hästi soe ja tundlik inimene, ehk siis sina 11 oled väga tundlik inimene, väga selline, sa oled hästi pereinimene. Kui sina leiad endale kaaslase, oled sa siis mees või naine, leiad kaaslase, kellega koos elu nagu edasi viia, siis sa panustad kõik temasse. Aga sul on nagu üks asi, me muidugi jõuame su miinuse juurde, et sa tahad hästi olla selline, kuidas ma ütlen, nagu rohkem enda naba ümber liigud. Nii. Aga lähme siis edasi, et ma läksin jälle liiga selliseks tundlikuks, aga jah, kuna mu vanem poeg on 11 ja siis see 11 ma nagu olen nii läbi ammustanud risti ja resti, kes sa selline oled. Nii, siis kui ma enne ütlesin, et sa oled selline hästi vaimsete teadmistega, siis sa võib-olla ise kohe ei saagi aru, kui tugev inimene sa oled ja kui tugev selline tajumisoskus sinu sees on. Vot ja siin ma ütleksin ka üleüldiselt tegelikult alkohol sellistele inimestele, ma ei tea, miks ma alkohol praegu tahan siin ütelda. Ma tegin teile ju tegelikult ka ühe video selle kohta. Kui sellised inimesed hakkavad mingite mõjuainetega siis tegelema number 2, 11, 20, 29, siis tegelikult teil on see, et te saate ise ka aru, et teil on mingi esoteeriline võime, aga te peidate ennast justkui sinna mõnuainete taha. Ma ütleme, mis alkohol näiteks. Et see on kõige lihtsam. Et kui te tunnete seda, et teil kisub sinna poole, minu pojal ei ole sellega probleeme, et nüüd ärge mõelge seda, aga siis ükskõik isegi 7, 16, kõik numbrid 18, no eriti müstilised inimesed ja number 9, et see on see, et teil on tegelikult mingi võime ja te eirate seda, blokite ära. Nii, number 11, siis tegelikult on see siis meistrinumber, nagu ma ütlesin. Ta on selline kanal meile inimkonda toodud, antenn, valgustooja ja see inimene ei ole tavaline ega rahuldu tavapärasega. Ehk siis see number 11 on selline, nagu ma ütlen, et sipelgad on kogu aeg tal püksis ja ta otsib kogu aeg nagu tegevust ja sellist väljundit. Ja ta on selline ühenduslüli maa ja taeva vahel. Ta on hästi intuitiivne, tundlik. Ja lapsena juba tihtipeale teistsugune on küll ja mäletan küll. Ja ta tajub rohkem ja ta näeb rohkem ja ta tunneb sügavamalt ja sellepärast, et tavaline maailm tundub talle liiga karm, liiga lärmakas või liiga pinnapealne. Mina ütleksin siis minu selle poja puhul, mina ütleksin, et temale äkki tundub liiga pinnapealne, tema otsib kogu aeg seiklusi. Ma mäletan ämmaga ükskord rääkisime juttu ja saad aru samal ajal, lihtsalt ma ei mäleta, kui vana mu poeg oli. Kas äkki 2 aastane, nii et oskis kõndida ja siis ta oli juba redeliga läinud üles katusele, nii et oli siis maja katuse peal ja me vaatame appi, ta läks äkki mingi 2 minutit selle jaoks ainult. Ma ei mäleta, kuidas ta sealt alla tuli, aga sest mina olin seal juba perseli kukkumas, sest mul on kõrguse kartus. Ja, okei, no elus ta on, kõik on hästi. Kui sul on sellist kogemus, kui su laps on olnud näiteks või olnud, kui su laps on 11. päeva sündid, palun ka kommenteeri, et milline tüüp see on igastahes. Minu meelest täielikult elektrienes. Aga tal ei ole HDO-d, et saage õigesti aru, et ta ei ole nagu, ta lihtsalt on nii teistsugune inimene. Kui ma paneksin number 2 inimese ja number 11, kes tegelikult 11 on ka loomulikult nagu number 2, siis nad on nii erinevast maailmast inimesed.
ja siis tal on tegelikult selline kutsumus aidata teisi inimesi, õpetada, vaimseid teadmisi jagada, aga enne kui nad seda saavad teha, tuleb neil läbida oma sisemised pimedused ja segadused. Ja see ongi just, et see kutsika maailm, ehk siis mis me kõik elame ju läbi, on ju, me nimetame kutsika maailmaks, ma ei tea miks, aga puberteediga või see minu meelest on see kuskil sünnikaardist jällegi see tuleb välja, ehk siis 25-aastaseni me justkui nagu meil on mingisugune etapp, siis 25 kuni 35 on täiesti, siis tuleb meile nagu selline teadlik vaimsus tuleb sisse. Ehk siis enne 25, me küll räägime siin või räägitakse inimkonnast kuni 18, aga minu meelest toimub juba see üks endast arusaamine sinna kuni 25. Et siis see inimene hakkab ka nagu aru saama, et siin elus on natukene midagi muud kui ainult, ma ei tea, mingid need asjad, mis ta siis siin on. Nii, ta on vaimselt tark inimene, positiivsed küljed siis, jah. Ja tal on selline vaimne tarkus, tal tuleb see tarkus teate kuskilt sealt ülevalt poolt. Ehk siis mitte elukogemused ainult, aga ta saab informatsiooni kuskilt mujalt. Siis võt temal on rohkem intuitsioon, rohkem kõrgemalt arenenud, kui siis lihtsalt number 2 on intuitsioon ja selgelt nägemise alged. Siis ta on hästi inspireeriv ja ta suudab hästi inspireerida teisi inimesi tegevusele. Ja tahtsin ühe näite jälle siin tuua, aga vaatame, mis pärast negatiivses kohas on, siis ma räägin teile selle ära seal 11 tahan ütelda, jah. Ja siis ta on hästi loominguline. Ja temaga on selline lugu, siis loomingulisus, ma mõtlen, kas ma olen nais 11-ga kohtunud, aga praegu, kui ma räägin sellest nagu oma poega, kujutan ette, kui ma seda räägin, siis ta on hästi avatud ja lahtiste kätega iga asja peale. Kui midagi on vaja teha, ta on, jaa, davai, ma teen ära. Jah, aga siis ta nagu teeb, aga temal on konkreetselt 11 puhul on see, et ta ei vii seda protsessi võib-olla niivõrd lõpuni, siis ta vajab nagu lõpus väsib ära, vajab abi. Hästi empaatne, nagu tõsiselt nagu väga ja ma ütleksin, 11 on arvatavasti parem psühholoog ja logopeed. Miks ma logopeed tean ütelda? Psühholoog või terapeut, kui kaks võib sügavuti lihtsalt laskuda niivõrd inimese probleemi, et ta lihtsalt ise on haige, äkki. Saate aru, siin juba mõjutab see kuu ka, mis kuus on sündinud. Aga 11 on lihtsam olla jalad maa peal. Ehk siis see, et tema nagu niivõrd tundlikuks äkki ei lähe, aga ta oskab väga hästi ennast kohandada teise inimesega. Ja 11 siis ta on sisemine suursugusus ja visioon. Ja see on väga hea, siin on nagu väga hästi öeldud, et ta ei mõtle väikeste eesmärkide peale, vaid globaalselt, just nimelt 11 on selline maailma inimene on tema. Number 2 ei ole niivõrd selline. Number 2 tahab, et ka perel oleks hästi, siis lastel oleks hästi, siis number 2 puhul ma tahaks ütelda, kui see ülikontrolliv. 11 on vähem kontrolliv äkki. Nii. Miinused 11 puhul on see, et ülitundlikkus, emotsionaalne haavatavus, nad tajuvad kõike nii tugevalt, et see võib põhjustada kurnatust ja ärevust. Ma tean seda, et hästi meeldib neil magada, kui nii kui nad saavad, nii kohe tahavad magada. Ma arvan, et nad tajuvad seda maailma. Kui sa oled 11. päeva sündid, sa võid ise ka seal kommenteerida, et ma ka natukene sinuga rohkem tutvuksin. Et üleüldse me saaksime rohkem aru, kes te olete, või siis number 2, et siia video alla. Siis äärmuslikud meeleolud võib olla ülevoolav inspiratsioon ja siis see võib ka vahelduda näiteks täiesti kas masendusse või lootusetuse ka. Et saad aru, see võib kõikuda hästi ühes kohas teise. Siis ka vahest kahtlemine iseendas. Kuigi mul on selline tunne, et 11 usub rohkem iseendasse kui number 2. Number 2 nagu vajab väga tunnustust, et sõber ütleks, et võt see on hästi, aga number 11 on rohkem iseseisva. Siis 11 võivad põgeneda vaimsusesse, võt ise kohanud veel ei ole, ei oska ütelda. Et aga kui sina nüüd oled number 11 sündinud ja sa oled täiesti 100% vaimne inimene, siis sa võid siia kirjutada. Ja võt see on küll arvatavasti, peab paika siin, mis on need hirm oma väe ees. Mina olen suht kindel, et number 11 päeval sündinud inimene tegelikult saab aru, et ta on rohkem kui tavaline tema ja ta kardab seda väljendada, ta peidab seda oma annet, ehk siis mina mõtlen pigem seda esoteerikat, intuitsiooni,
ja seda tunnetusmaailma pigem mõtlen, vot. Ja nad tahavad kuidagi varjata seda, aga võib-olla igal asjal on oma aeg, mitte võib-olla, aga nii ongi. Ma arvan, et need asjad võivad avaneda 35, 40, 45. Ega mina ka 20-selt polnud selline, nagu ma praegu olen. Kuigi ma olen natuke kummaline kogu aeg olnud. Nii, suhetes milline tüüp see on? 11. Number 11 vajab hästi sügavat kontakti, mitte pelgalt pinda, vaid hingetasandil ühendust. Ehk siis see, et 11. meeldib hästi sügavatel teemadel rääkida. Siis nad on, nüüd ma olen konspektis, seepärast, et ma väga hästi selles suhtes, et ei tea, aga nad on erakordselt süvenevad nagu armastusse või siis tunnetusse, ütleme, paari suhtes. Ja nad on ka muidugi sügavalt haavatavad. Ehk siis see, et kui sa midagi talle nagu ütled, ma ei tea, midagi väga isiklikult, siis ta võib hästi solvuda, sügavalt solvuda. Ja 11 võib ka näiteks sattuda toksilistesse suhetesse. Seepärast, et tal on see sisemine soov, nagu number 2-del on võib-olla. Ma arvan 2-11 kõige rohkem, äkki 20 ka. Et nad nagu arvavad, et nemad suudavad seda teist inimest parandada ja aidata. Aga seda ei ole vaja teha. Aga sõprussuhetes ja töökaaslastel on nad hästi sellised lahedad, sellised killumehed, killunaised, toovad hästi palju temperamenti sisse, nendega kunagi ei ole igav. Pigem nad on sellised oodatud sõbrad seltskonda. Üldjuhul nad ei vingu, ei virise. Kes võiks äkki selline rohkem nagu selline haletsust taga ajav, on see number 2, ma arvan, millegi pärast. Number 11 ei ole üldse selline tüüp. 11 on selline kannaga uksed lahti, mina tulin, vaadake, siin ma olen. Number 2 on üleüldse siis 2, 11, 20, 29 sellised hästi särtsakad, neid nähakse. Nad on hoopis teistsugused inimesed, nendega tahetakse koos olla. Vot. Ja tööalastes suhetes on nad hästi inspireerijad, loovad vaheldusi ja nad näevad asju, mida teised ei suuda näha. Ja nad vajavad väga palju vabadust ja ei talu kontrolli. Number 2 justkui nagu vaata tahab rohkem süveneda ja mitte süveneda, aga ta tahab rohkem lähedust saada. 11 on iseseisvam rohkem. Number 11-le see, et õpi oma tundeid juhtima ja maandama, praktiseeri meditatsiooni, kunsti ja joogat ja ära karda oma suurust. Sinu tee pole lihtne, aga see on sügavalt tähendusrikas. Ja tööta läbi oma hirmud ja enesekahtlus. Sa oled siin põhjusega. Meil igal ühel, kõikidel inimestel meil on siin oma põhjus. Mitte keegi pole vähem tähtsam kui teine. Ja siis väljenda oma loomingut, ehk siis see, et kui sul on mingisugune käeline või ükskõik mis oskus. Number 2 on väga head rääkijad. Kõik 2. 2, 11, 20, 29. Teil on kõigil antud see, mina praegu räägin, vaata. Ehk siis mida see tähendab? Kui ma ütlen ka, et teie võim on hääles. Tihtipeale ma ütlen seda niimoodi. Siis see tähendab seda, et sa oled väga hea loengute pidaja, sa oled väga hea terapeut, jälle ta nüüd, et logopeed, psühholoog ja saad aru, sa võiksid kas laulda, suuga midagi teha. Õpetajaks ma ei ütleks, kas nüüd nii väga õpetaja, pigem nagu vaimsusega tegev inimene. Nii. Ja arenda siis, mis soovitas sulle veel 11, et tugevda oma energeetilisi piire, et ära võta kõike endasse. Õpi, mis on sinu ja mis mitte, ehk siis ka sul on muidugi see omadus, et sa justkui nagu liimid selle enda sisse. Seda on vist äkki lihtsam öelda, kui nagu teha. Arenda oma intuitsiooni teadlikult ja usalda oma sisetunnet, sest sul on väga hea sisetunne. Ja õpi seda kuulama. Sina kusjuures, ma unustasin ütelda 2 puhul ka, teie arvatavasti näete unenägudes ka informatsiooni ette. Nii et soovitan teile omada mingisugust vihikut, kuhu te kirjutate ülesse. Ja väldi ohvri positsiooni. Et sa oled selline inimene, kes ühendab teisi inimesi omavahel, aga sa ei tohi nagu ohvriks muutuda. Ja räägi kindlasti oma vajadustest, et ära oota, et teised seda tunnetaksid, seepärast, et sind on väga raske läbi näha. Ja ära karda oma väge, et ära peida seda siis mingite lõbustuste taha. Ja leia tee, kus sa saad teenida kõrgemat eesmärki, vaimsust, teraapiat, õpetamist, loovtööd, üks neist kindlasti kutsub sind. Ehk siis sa oled inimene, kes peab andma nagu oma teadmisi või seda loomingulisust nagu teistele edasi, sind on vaja siia ühiskonda.
nii, sa oled siia sündinud mitte lihtsalt elama, vaid muutma maailma valguse ja mõistmise kaudu. sa võid olla teejuht, tervendaja, inspireerija, aga see eeldab, et sa ei põgene oma tundlikkuse eest, vaid õpid seda kasutama kui kingitust. Et kui sa teed rahu oma haavatavusega, muutub see sinu suurimaks väeks. Ja, et 11 on siis meistri number ka, nagu te teate. Ja, et ehk siis ma ütleksin siin ka seda, reklaamipaus tuleb praegu, ehk siis kui sul on keegi, kes on sündinud 11. või 2. või 20. või 29. päeval, et siis jumala eest, et jagage seda videot jumala eest, näete. Siis kui sa ise oled sündinud, siis kirjuta kommentaaridesse, et kas sa tundsid ennast ära, seepärast, et mina ju ka õpin kogu aeg. Et ärge arvake, et mina olen siin täpselt, kes kõike teab, ei tea täpselt, et ma kogu aeg ju arenen päevast päeva analüüse tehes ja uurides ja puurides neid asju. Ja kui tundub, et on väga huvitav kanal ja sa veel ei ole seda tellinud, siis telli seda kanalit, jaga teistega ja kommenteeri, et see paneb rohkem kihisema seda meie kanalit siin, meie kanalit. Kui teid ei oleks, siis ei oleks mind ka selles suhtes, et tänu teile ma ikkagi ju teen neid asju, et olete huvitatud. Ja hakkan kindlasti tulevikus, mitte kindlasti, ja mul on juba tehtud juba 3 enam-vähem valmis ja niimoodi ma lähen kuni lõpuni välja. Et vaatame, mis siit edasi saab, et mul on kunagi plaan tegelikult teha kodulehele täiesti süvenenult. Praegu ma teen jällegi üleüldiselt kõikidest teist meist need asjad, aga hästi süvenenult näiteks võtangi ette 11 ja räägin kõik tema A-d ja O-d seal läbi ja siis natukene ehk siis mõjutusi ka, et mis näiteks kuu võib mõjutada, kuidas seal kõrval, et saate seda kunagi endale soetada, aga no sinna läheb veel aega, ma arvan, see hakkab juhtuma aasta pärast. Sest siin edukuse koodid karjuvad mul lahti rääkimist, mis siin mingi 250 inimest vist andis ennast üles, et ma lubasin sealt 20 välja valida, et hakkan seal vaikselt tippa-tappa neid ka tegema. Ja, ehk siis kui tundub, et on selline informatsioon, mida peate jagama, siis jagage, et ärge jätke teisi ilma sellest teadmisest. Nii, lähme 20 juurde. Tingimusteta hoolimine ja haavunud tunnetus. Nii. Selles päevas, ehk siis 20. päevas, ükskõik mis kuus, on hästi palju sellist empaatiat, tundlikkust ja soovi teisi hoida. Ja samas on selles 20. päevas hästi palju selliseid õppetunde, et piirid, sõltuvus, ohvriroll. Ja nüüd vaatame, mis siin täpselt siis selle kohta on öeldud. 20 on nagu 2, aga sügavam ja ulatuslikum. Et see inimene on tihti hinge tasandil väga vana. Ta kannab endas kaastunde ja mõistmise energiat, just kui tahaks ta kogu maailma valu ära kuulata ja tervendada. Ja sa võid olla väga intuitiivne, isegi esoteeriline, kuid samal ajal ka ebakindel. 20 vajab palju toetust ja kindlustunnet. Sest sa võid kiiresti muutuda sõltuvaks teiste inimeste hinnangutest. Ja sa oled nagu käst, kes imab kõik enda sisse, nii hea kui halva. Ja kui sa ei õpi ennast energeetiliselt kaitsma, võid sa hästi kiiresti läbi põleda ja kurnatusest nagu kokku joosta. Ehk siis sinu üldomadused on see, et sa oled hästi tundlik, hästi intuitiivne, tajud teiste inimeste emotsioone hästi peenelt. Ja sa oled hästi empaatiavõimeline ja alati valmis aitama. Ehk siis vaata, ma arvangi see, mis siin eristab sind teistest 12, ehk siis 2 ja 11 on see, et sa nagu panustad täiega 100. Ja sa oled väga mõjutatav teiste tunnetusest ja meeleoludest. Siin ma ütlen siis jälle, kui sa oled sündinud veel ka veebruaris, siis on nagu täispauk. Kui sa oled sündinud novembris, siis on täiesti teine tass teed. Saad aru, jah? Veebruar on number 2, mis annab siis juba seda pehmus 20 veel juurde. 11 on november, kui 1 ja 1 liita kokku on 2, aga tegelikult energia on hoopis teine. Ehk siis teie, kes olete 20. päeval sündinud ja siis sa mõtled, et ma küll nii pehmeke ei ole. Kui sa oled sündinud juulis, siis sa oledki kärts ja mürts. Kui sa oled sündinud septembris, 20. päeval, siis sinul on hästi palju esoteerikat ja hästi teistsugust sellist vaimsust veel juures. Ehk siis see, et kui keegi on seal suremas sinu kõrval ja sa istud ta kõrval, no siis on täis laks, et sa võid täiesti süvenenult sinna tema haigusesse nagu kukkuda.
või siis vastupidiselt see, et number 9 annab ka hästi palju sõjakust. Et 0-4-ks mina temaga siin ei istu, aga kodus paned külla põleva ja siis tirtsutad nutta. Seepärast, et räigelt kahju on. Vot. Et siis mäletage, et ma räägin ikkagi üleüldiselt, eks ju. Ja 20. mis on veel hästi huvitav, on see lugu. Ta on hästi tundlik, hästi emotsionaalne ja siis on samas see, et kui ta on su elukaaslane, siis mis tähendab 0? Kõik nullid üldse, mis tähendavad seal taga. 0 on tühistamise number, ehk siis ta võib nagu 1-2 lihtsalt niimoodi, et ta tahab hullult seal aidata ja siis pakib asjad kokku ja siis aitab niimoodi, ütleme siis niimoodi, kui keegi üks osapoolest ütleb, et nii, et lähme täna sinna suvilasse või lähme homme hommikul suvilasse, siis korraga hakkabki, et oi, ma ei tea, mul siin jalas on jube häda, ma ei tea, mingisugune asi, et äkki meile häda. Tegelikult ta tahaks hullult, ma ei tea, mida iganes, midagi, lihtsalt hoopis midagi muud, aga ta lihtsalt ei suuda välja ütelda seda. Et ta võib täiega nagu ära nullida kõik selle oma enesehaletsusega sellesse. Nii. Plussid on siis see, et ta on looduslik tervendaja, kas sõnade, puudutuste või kohaloluga, tugev kaastunne ja võime mõista ka neid, keda teised ei mõista, suurepärane kuulaja, intuitiivne nõustaja, lojaalne ja toetav ja usaldusväärne partner, tihti loominguline, sobivad muusika, kunst ja käsitöö. Miinused, varjupooled. See on ka jälle hästi huvitav, et 20 on hästi sarnane 2-le. 11 on hoopis teine tassteed, et vaadake, kuidas ma nüüd kasutan seda väljendit, teine tassteed. Ma ise ka juba natuke tirtsutan naerda selle peale, okei. Ja, et 20 miinus on siis see, et kalduvus kaassõltuvusse, teed teiste asju liiga palju. Sa ei oska ei ütelda ja tihtipeale võid enda vajadused alla suruda ja võid langeda ohvri rolli ja selline tunne, nagu mitte keegi ei armasta sind, mitte keegi ei taha sinuga koos olla. No, või saad aru, mida iganes, mis sa seal välja võid mõelda. Ja siis see, et sa võid hästi kergelt solvuda. Mul on nii kahju sellistest, kes hästi solvuvad hästi pikalt. Ma ei tea, mina ei suuda solvuda kaua. No ma ei suuda näiteks Eesti inimestega ka kaua koos olla, kes nagu kuidas öeldakse, et mehed ütlevad hästi kihvtit, et pilt on, aga häält ei ole, jah. No mina ei saa aru sellest nagu päriselt, mis asi see on, tehke mulle see lahti siin kommentaarides. Miks inimesed niimoodi teevad? Ja, aga suur austus teile, kui te oskate seda teha, mina ei oska, nagu päriselt. Ma oskan solvuda küll väga hästi, aga mul ikka, ma saan sellest üle ka. Nii, ja siis vajavad pidevalt kinnitust armastuse ja väärtuste osas. Ja suhetes annab ta väga palju, aga jah, jälle võib unustada ära täiesti oma vajadused ja langeb tihtipeale ohvri rolli, kui ta ei õpi siis piire seadma. Ta on väga hea pereinimene ja hästi sinna emotsionaalselt lähedane teiste inimestega. Oskab tekitada turvatunnet, kuid vajab ise väga tugevat emotsionaalset sidet, ehk siis just see number 2 omapärane, et ta vajab kogu aeg, et talle öeldakse, et oi, kui hästi sa seda kõike tegid, et issand jumal, ise tegid oma väikeste kätega või. Noh, saad aru sellist asja. Ja kui ta tajub, et teda ei usaldata, siis ta sulgub täiesti iseendasse. Ja ta vajab partnerit, kes on pehme, kannatlik, kuid suudab hoida ka piire. Ja võib sattuda ka näiteks sõltuvussuhetesse. Et see on jälle see, nii nagu ma ütlesin, et tegelikult 20 on ka sellised inimesed, kes on hästi kõrgete võimetega ja see, et kui sul tekib see sõltuvustunne, et sa vajad teiste inimese seda nagu tähelepanu rohkem või selline nagu sa ei suuda ise nagu otsustada, siis tähendab seda, et sa ei tegele piisavalt palju iseendaga. Et sa oled hästi emalik või isalik, hästi kaitsev ja andev. Ja jällegi ennast hästi selline ohverdav. Ja sul on hästi palju vaja tegeleda, ütleme, oma sisemise sinaga. Ja kui sa tunned, et sul on see, et ohvri seisundis oled rohkem. See soovitus tugev on siis see, et õpi panema piire, ütleme ei, ilma süütundeta. Arenda oma loomingulist poolt. Ja see aitab tasakaalustada emotsioone. Ja tee vahet, kas sa hoolid tõesti või lood sõltuvust. Ja arenda ise eneseusaldust. Sa ei pea alati kinnitust küsima väljast. Õpi ise enda vajadusi tundma ja neid austama.
siin on väga hea soovitus siis meditatsioonid, hingamisharjutused ja vaikuses olemine. Nii, see oli siis 20. Nüüd siis jõuame kulminatsioonini, ehk 29 on vaimne sõdalane ja sügava karma kandja. Vot 29 teate, siis kui ma rääkisin teile number 1-des, siis seal tuli ka see 28 välja. Vot need numbrid on kõige sellised, mis ma teile ütlen, segadust tekitavad numbrid iseendale sellele inimesele. Aga ma hakkan kohe rääkima, siis te saate natuke rohkem aru. Kui sa oled sündinud 29. päeval, siis see päev kannab tugevat vaimset ja karmalist arengut. Siin kehastub inimese sees nii sügav tundlikkus kui ka tohutu sisemine jõud. See on teejuhi ja ärataja tee. Kuid mis ei ole alati kerge. Ehk siis teejuht on see, et teate, 2 annab selle hästi mõnusa pehmuse sinna ette, aga see 9 annab, 9 on nagu 2 osa, 2 sellist, et ta on hästi vaimne, aga samas, kui ta satub miinusesse, siis ta on hästi sõjakas energia. Ja 2 on nii, nagu ma olen nüüd number 2 rääkinud, ta on hästi sinne pehme ja hästi emotsionaalne, hästi tundlik. Ja see inimene siis 29 on tulnud siia läbi katsumust õppima tõelist sisemist jõudu. Ta võib kogeda lapsepõlves hülgamist, reetmist või emotsionaalseid traumasid, mis panevad ta tundma end üksikuna. Aga just nende haavade kaudu saab temast õpetaja, teejuht ja tervendaja. Ehk siis 28 selles suhtes, et ma ütleksin, et okei, ma ei ütle veel, aga vaatame. Sellel päeval süntinu kannab endas 2 ja 9 vibratsioone. Et sul on erakordne tundlikkus, vaimsus, kuid ka vajadus maandumise ja iseseisvuse järele. Et sa võid tihti elus tunda, et sind ei mõisteta või pead kõigega üksi toime tulema. See ongi sinu suurim õppetund. Mõista, et üksindus ei ole karistus, vaid vabadus. Teate, 29 on veel selline lugu. 29 väga vajab perekonda ja ta tahab väga lähedust, aga ta ei oska sellest kinni võtta ja ta ei oska seda nagu hinnata. Et see on hästi kummaline. Ma olen ise hästi lähedalt seotud olnud 29 inimesega ja tunnen veel läbi oma ühe tuttava ja teate, nüüd kui rääkida meestest 29. siis nad on sellised garaažis istujad tüübid. Aga justkui tahavad nagu perekonda, aga justkui ei oska nagu seda hinnata, nii nagu ma just ütlesin. Nende seltskonnas tahavad väga paljud inimesed koos olla või nendega, sest nad on hästi huvitavad inimesed, aga nad on ka sellised, kui on nad pereisad või pereemad, siis ma arvan, et nad hästi tihtipeale hoiavad nagu oma tundeid ja asju lukus, nad ei räägi seda välja. Ja nende pea kogu aeg arvatavasti nagu vaaritab mingisuguseid mõtteid ja nad ei räägi seda lihtsalt välja. Vot. Siis ta on väga tundlik, väga vaimne, sageli juba noorena tunneb, et ta on teistsugune. Ja oskus sügavalt näha inimesi, elumustreid ja süsteeme, tugev vajadus mõista elu tähendust ja oma rolli siin maailmas. Ja kalduvus üksindusele, näed see, mis ma just ütlesin, mitte seepärast, et keegi ei armastaks, vaid sest maailm tundub liiga vali. Sisemine vastuolu, soov olla nähtav versus soov peituda. Tal on 29. on hästi palju endaga nagu ristiriida. Ma ei tea, kas on eesti keeles selline sõna. Ehk siis ta justkui nagu tahab, aga samas ta ei taha ka. Ta ei saa aru, miks tal see on. Hästi tugev väljakutse on sellele inimesele, et kui sa oled sünnid 29. mul on üks klient ka, et tervitan sind. Ma tean, et sa oled hästi minu pühendatud vaataja. Et võid siia meile kõigile rääkida, kirjutada kommentaaris, kui sul on soovi, et kuidas sina oled iseendaga siiamaani hakkama saanud. Ja neil on tihtipeale hästi keeruline noorpõlv või siis lapsepõlv. Ma tean, et kellega minul see konkreetne kokkupuude on olnud 29. siis temal oli hästi raske lapsepõlv. Ja tihtipeale nii ongi. Nad justkui nagu, neil on vaja justkui oma selle vendade õdede eest hoolitseda lapsepõlves või siis kas vanemad olid seal alkohoolikud või mingisugune jube jama. Nii, aga plussid on siis see, et nad on hästi suure potentsiaaliga vaimsed õpetajad, nõustajad, kanaldajad. Ja nad on hästi sügavalt kaastundlikud. Ja neil on hästi selline läbilõikav pilk. Ma ei tea, miks see siia on ära toodud, aga see on niimoodi. Ja need tegelikult ka on.
kui nende sügavastesse silmadesse vaadata, siis mul tundub, et teate, nendel on veel hästi helesinised silmad. Need, kellega mina olen kokku puutunud, on helesinised silmad. Sa võid kirjutada, mis värv silmad sul on. Siis väga loomupärane huvi psühholoogia, filosoofia ja metafüüsika vastu ja oskab teisi inimesi äratada nende teekonnale, ehk siis nad on nagu mega head inimesed või sellised huvitavad inimesed inspireerima teisi nagu tegevustesse. Ja justkui alguses aitavad ka hästi palju ja siis pärast nagu taanduvad oma ellu tagasi, mis on siis normaalne. Aga väga head inspireerijad. Miinus ja varjupooled nende puhul on see, et neil kipuvad olema sõltuvused, sisemised vaimsed traavad ja kalduvus ka eneseohverdusele. Ja neil on hästi tugev see üksinduse hirm. Ja neil on tihtipeale see, et nad tunnevad, et nad on justkui eraldatud sellest maailmast ja neil on aru saamata, miks see niimoodi on. Ja kalduvadki isoleeruma. Eks nii nagu ma ütlesin, ma tunnen 2 meest sellel päeval sündinud ja nad kogu aeg istuvad nagu kõikvõimalikul ajal garaažis. Kellel kui suur garaaž siis on, aga mutitavad autosid ja lihtsalt räägivad juttu ja nii edasi. Nii, naistega ma ei tea, tavaliselt naised istu garaažis, aga nagu omas mullis. Nii, ja ohverdavad ennast teiste pärast liiga palju ja aitavad teisi ja pärast ise jäävad nagu toest ilma tugi. Ja siis ka see, et neil on kogu aeg selline tunne, et nad ei ole piisavad. Nad ei ole piisavalt palju teinud või nad pole piisavalt head isad või piisavalt head emad või ta on piisavalt, no ei tea, mida iganes. Mõelge ise välja, see on 3 punkti. Siis suhetes on ta selline, et ta võib olla ülitundlik ja klammerduv või täielikult endasse tõmbuv. Ta vajab ausust, emotsionaalset turvatunnet, et avaneda. Ja see 29 on veel ka selline tüüp, kes teate, et ta tahab kogu aeg, et teda kiidetakse. Aga üldjuhul siis näiteks, kui mul on olnud, ütleme siis konkreetselt suhe sellise inimesega, aga see on nii väsitav, kui ma peaksin ainult teda kogu aeg kiitma. Siis ma nüüd muidugi numeroloogina sain ju väga hästi aru, et meie suhe, ütleme siis nii, et ütleme, kui ma liidan kokku 7 ja 2, eks siis ütleb kokku 9, see on vaimsus. Number 9 on täiesti selline, et ma sain ka aru, ma lihtsalt ei suutnud. Mina ei suuda niimoodi kogu aeg inimest kiita hommikust õhtuni, ööd ja päevad, et minu jaoks on väga oluline see, et inimene saab ise ka aru, täiskasvanud inimene, ta peab ise hakkama saama, et ei pea kogu aeg ootama, et no, kus ma tegin hästi. Ja, nii, aga okei, see selleks, siis oli jälle vaja seda mulle öelda siia. Aga ta vajab jah, vaimset kontakti, pealiskaudsust teda ei rahulda, kuigi ta ise jääb tihti peale väga pealiskaudseks. Tema ei ütle teisele komplimente välja, aga ise ootab väga palju. Ja siis ta vajab enda kõrvale partnerid, kes temaga koos areneb, aga teate 29, okei, mul jäi see ütlemata, see teiste numbrite puhul praegu ma tahan ütelda, aga ma ütlen siiski. 29 ja 11 on nende 2 puhul ühed kõige suuremad nagu flirtijad, kellel võib olla mitu rauda tules. Ja 29 on selline tüüp, kellel nemad võivad tihti peale oma elus jääda üksikuteks. Ja seda sellepärast, et nendel on tunne, et nemad võivadki omada mitut suhet korraga. Ja see on nende jaoks normaalne. Nemad ei saa aru seda, kui näiteks see, kellega ta koos elab või kellega ta on lapsed eostanud, et siis tema ei saa aru, et miks temal ei võiks olla mitu partnerit. Vot, samal ajal. Teie, kes te olete 29. päeval sündinud, siis palun andke mulle siia märku. Seepärast siin jälle väga palju mõjutab, mis kuul sa sündinud oled, eks ju. Nii, siis 29 suhtes vajab hästi palju ruumi, hästi palju üksinda olemist. Miks ma ütlen hästi palju, sest see peab täiega paika. Kui sa 29 kommenteeris jälle, nagu ma ütlesin. Ja tal on selline isikliku sisemaailma vajadus. Tal on selline kalduvus, et ta tahab päästa ja parandada teisi inimesi ja võib ennast panna ohvri olukorda. Saate aru, see on täiesti nagu konksuga värk, kuidas see 29 teeb. Ta sukeldub nagu appi ja jätab sulle hästi sellise hea mulje. Minu isiklik kogemus on siis selline, ma toon teile näite. Mitte ma ei taha teid ära hirmutada, kuna ma olen naine, siis tema oli mees, eks ju.
ta tegi kõik asjad ja aitas hästi palju, aga siis teate, ta jättis mind lihtsalt mingite võlgadega, mis korraga ma mõtlesin, et issand jumal, kui kummaline. Ja siis ma lihtsalt maksingi neid võlgasid pärast. Aga ta hullult oli hästi hea, ta tegi hästi palju häid asju, kõik teiselt poolt vaatasid või väljaspoolt said aru, et issand, kui lahe teil kõik on, aga päriselt ma ju ei rääkinud seda kellelegi, nüüd te kõik kuulete seda, aga see 29 oskab teate nii salakavalalt minna sulle ihu alla ja sa jääd kõik asju uskuma ka ja siis ta lihtsalt püüb käed puhtaks ja kuigi ma tean, et ta ise seesmiselt on endaga niivõrd punes, miks ta niimoodi tegi, aga ta ei ütle seda välja ka, et ta on süüdi, ta tegi valesti, ta ei ütle seda välja. Vot see tähendabki see, et 2 ja 9 on niivõrd 2 eri maailma numbrit ja siis kui nemad kokku põrkuvad, siis mul on sellest inimesest nagu suht kahju 29-st üleüldiselt, seepärast, et teil on suht raske koos olla iseendaga, ütleme niimoodi. Aga sellest on väljapääs. Nii nagu kõikidel numbritel, minul on ka 2 numbrit, 1 ja 6, ma pean iseendast aru saama, mina olen numeroloogia peale väga palju endast aru saanud. Kõige lihtsam on nendel inimestel, kellel on puhas number. Number 2, puhas number, puhas voog. 29, sigri-migri, värvide mäng, vikerkaar. Nii, 20 samamoodi vikerkaar, 11 samamoodi vikerkaar. Nii, ilusad asju ka natukene, et sa oled tegelikult vaimne ärkaja, sa oled hästi tugevalt ühenduses teise planeedi võimsustega, ma ei tea, mis võimsused sul seal on. Sa oled väga tark mees või siis naine, vana hing, valguse kandja. Sa aitad hästi palju, nad on tegelikult 29 on väga hea südamlikud. Ja tõsiselt hea südamlikud, sellest, et nii kaua on need hästi vahvad ja mõnusad sõbrad ja kõik nii kaua, kui sa hakkad nendega lihtsalt konkreetselt nagu pere looma. Või siis hakkad nendega businessit tegema, äri tegema, vot siis peab olema väga ettevaatlik. Peab täpselt teadma, millised lepingud nagu sõlmid. Vot, ja soovitused eluks siis 29-le see, et ära põgene oma haavade eest. Need on su tugevused. Eks teil ei ole kerge. Te näete elus väga palju vatti, sellepärast, et justkui universum kogu aeg annab teile uusi ülesanded ja siis sa mõtled, et miks minuga? Nagu päriselt, miks? Ja teate, 29-ndaga on veel see lugu. Nendel, kas tulevad väga sellised tugevad terviseprobleemid, et nad mõtlevad, et miks nendega sellised asjad juhtuvad või siis teine variant, mehed satuvad tihti peale trellide taha. Jah. Ehk siis mitte kurjategijad, aga nii kohe nagu õnnestub. Saate aru, siis 29 on selline nagu petise sündroom, nagu päriselt. Nagu sügav austus teile kõigile mehed ja naised, kes te olete sündinud 29. päeval, aga see lihtsalt niimoodi on numeroloogias kirjutatud ja mul on endaga kogemus. Et sina, kallis klient, ma ütle su nime, küll sa ära ennast tunned, et mul on väga hea meel, et sa mu klient olid. Ja mul on sinuga olnud nii lihtne ja hea, et ja sa tead väga hästi, mida sina oled läbi elanud ja ma jään sulle tugevalt pöialt. Ja ka sellele 29, kellega ma olen üle aasta koos elanud, et temale ka kõike head olen soovinudki, öelnud ka. Aga väga sitked inimesed selles suhtes, et nemad on sellised hästi head manipuleerijad, ütleme siis konkreetselt sellest tüübist, siis räägin, kui ta ütles ka, hästi head manipuleerijad on üldse kõik kahed. Nad räägivad ühte, aga teevad hoopis teist. Ja nendega on see, et nad on hästi head ja toredad ja vahvad ja mõnusad. Nad lähevad lihtsalt ilma seebita ka sinna kohta, kuhu pole vaja minna. Ja siis poevad nii puhtalt sealt välja ka veel. Et ei ole nii pritšom nagu nemad ja siis neid ei olnud seal, kus pauk nagu toimus. Ja siis sa jäädki lihtsalt üksinda oma murega, mõtled, et äkki mina niimoodi tegingi või. Väga head müüjad. Vot, ja siis soovitus see, et ütlesin vist ära, eks ju. Ja 29 sinule ka kallis mees või naine, kes sa oled, et ära karda olla teistsugune. Ole just selline, nagu sa oled, aga saa aru lihtsalt, et kui sa tunned, et sa kaldud rohkem miinusele, siis kohe tippa-tappa sinna plussi poole ülesse. Eriti, kui sa minu klient oled olnud veel ja kui sa siit ka saad neid soovitusi, siis ma annan hästi palju hunnikus soovitusi, mida teha ja need ei ole üldse rasked. Tegele vaimsete praktikatega kindlasti. Ja siis loo oma töö ja elu ümber loo endale siis elu ümber sügavama tähenduse, ehk siis raha ei ole ainus motivaator. Number 29 on see kogemus, mis minul oli, on see, et tal oli raha hästi oluline ja ta manipuleeris inimestega nagu täiel rinnal.
ja üks jama teise kallal, ma ütlen päriselt, et nagu see on ikka õudne, mis 29-ndaga juhtub. Mitte kõigiga, ärge arvake, et kõigiga, seepärast seal jälle mõjub see kuu, mis kuus on sündinud. Nii, ja arenda usaldust eelkõige siis iseenda vastu. Õpi aru saama, kes sa oled. Ja ära jää kinni mineviku haavadesse. Vot see on ka see lugu jah, et kui minevikus juhtus niimoodi, selle inimesega oli see kogemus, see ei tähenda seda, et teisega sul on täpselt samasugune kogemus. Üleüldiselt inimesed, et ärge jääge nagu kinni nendesse vanadesse kogemustesse. Kokkuvõtteks ütleksin ma niimoodi, me ei saa number 2, kes teie olete siis teisel päeval, 11., 20., 29. päeval, me ei saa ilma teieta hakkama. Siis jääksid teate kõik autod müümata, katused müümata majadele, majad jääksid müümata, hästi palju kinnisvaramaaklereid võib olla, automüüjaid, üleüldse müüjaid. Ma arvan, et need on pigem siis need 11 seal. Hästi head pereisad, pereemad olete ja üldse nagu vägevad inimesed, hästi head terapeudid, psühholoogid. Teate, teie olete veel sellised tüübid, kes hästi palju õpivad ja kogu aeg teil on selline tunne, nagu te ei ole veel head. Et no näed, see Merike, vot seal räägib ikka nii hästi. Vot mina veel ei jõua sinna, kuule tegelikult lõpeta ära päriselt. Vot need number 2 on veel targemad kui mina. Sest teie olete siia maailma juba sündinud selle loomuliku teadmisega, loomuliku, ütleme siis see, mis teil sealt nagu ülevalt antakse. Minul on ka mingid asju, sest mina olen 16 sündinud, ehk siis 7, siis minul tuleb ka kuskilt mujalt. Ja teil ka. Näiteks 5 peavad õppima hästi palju. Nüüd ma hakkan juba hüppama mujale. Ma pean tegema mingi laivi teiega mingi aeg, et siis ma saan hüppata ühest kohast teise nagu konn. Aga teie number 2, et selles mõttes, et minul on väga hea meel teiega koostööd teha, kellega ma teen teie number 2, et teiega on lihtsalt lust ja teil on hästi hea mõistus, terapliiats on siin üleval. Eriti kui sa oled sündinud näiteks jaanuaris, oktoobris, siis väga head meeskonna töötegijad või, issand, kuidas seda töötaks, meeskonna liikmed, nagu suurepärased, hästi teete omad asjad lõpuni, väga inspireeritud. Vot, suur lugupidamine teile kõigile ja näeme veel. Kommenteerige muidugi siia ja ma olen väga-väga tänulik, et te siin olete ja mind kuulate ja hoiame üksteist. Tšauki!